videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi siin, kus olema peame ja olge te tänatud, et teie kõik olete sealpool jõlli ja mina siinpool jõlli. Pean tunnistama, et reaktsioone on olnud eelmisele saatele kohe hulgi üksjagu palju, kaasa arvatud sellised, mis panevad natukene mõtlemagi. Näiteks kommentaar, aga sa ei pidanud ju rääkida saama. No mis sa sihukese asja peale öelda oskad? Kuulab, vaatab terve saate ära, seda, mis ma alguses rääkisin, tähele ei pane, ma ei tea, kas ka ülejäänud, ja siis, sa ei pidanud ju rääkida saama, ma kohe tükk aega vaatasin, millal sa vait jääd või umbes nii, aga sellest pole midagi, igal inimesel oma hingeelu ja südamesoojus ja loomulikult kõigele sellele tuginedes olge te tänatud, kes te kõik toetate Nõmme raadiot. See, mis ütleb härra Gräzin, et ilma teieta poleks meid, on tegelikult 100% õige, sest olukord on pehmelt öeldes hapu, aga no kui sa oled püha sõda alustanud, siis asja pärast ja käru ei tohi kummuli minna. Loomulikult tänan ma kõiki neid, kes ilmuvad ka kaadrisse kõige oma julguse ja jultumusega. Ja no ega see kerge ei ole. Proovi sa ise tunnike niimoodi rääkida enam-vähem loogilist, enam-vähem seostatud juttu, lootuses, et sind ka mõistetakse, aru saadakse ja nii edasi. Jah, igal asjal on oma põhjus, igal asjal on oma, ma ei teagi, mis asi, aga igal asjal need asjad on. Ja kui me küsime miks, siis lõpuks me jõuame selle miksi juurde, millest keegi kurat enam aru ei saa. Võtame näiteks midagi lihtsat. No on niisugune kena asi olevat olnud nagu suur pauk. Põmm ja tuli kerina mürinaga, võib-olla ka hardas vaikuses meie universum. Ja kohale tema jõudis, räägivad, et paisub ka kurivaim ja nii edasi, aga jääb üle küsida, mis oli enne suurt pauku ja miks see oli olemas, kas tõesti suure paugu pärast? Kus see suur pauk käis? Jälle nagu ei tea, siis tekib muidugi küsimus, et kas see, keda meie täna jumalaks nimetame, erinevates usundite sisemoodi, aga üldiselt seda monoteistlikku religiooni on ikka planeedikene kenasti täis ja kus tema oli ja kas tema tuligi selle suure pauguga? Siis muidugi tuleb tõdeda, et suure pauguga tulid ka kõik füüsikaseadused. No esimese hooga ma arvan, et füüsikaseadused, no nagu külgetõmbejõud ja äratõukejõud ja nagu vanasti öeldi, tagasikargamise vägi. Füüsikaseadused, keemia, varem või hiljem taheti neist aru saada, no pigem hiljem kui varem, ma pean silmas siin inimest kui niisugust. Ja siis pidi tekkima ju matemaatika, no kõigepealt selles mõttes, et vaja oli hädasti liitmist, lahutamist ehk aritmeetikat, siis juba
Trigonomeetriat ja kõike, mis seal vahepeal võis olla, et asju püüda endale papre peal ära seletada. Ja jääb vaid küsida, kas suure pauguga tekkisid ka loogikaseadused ja kuhu said loogikaseadused kui niisugused. Lugesin siin hiljuti ühte järjekordset jutukest teemal välja sureme, meie kaitsevõime ja majanduskasv kukub, kui naised ei sünnita. No kes kurat see veel võiks sünnitada? Tõsi, võib ju eksperimenteerida. No näiteks võib-olla mõni naine on ka pärast sünnitust öelnud, et nii mehine tunne on, et ohohoho, või no mine sa tea. Hea küll, see oli nüüd natuke lõõpiv nali, aga lase tema olla. Aga kirjutas üks kena neiuke nooruke, et veebruaris ilmunud Katri Kiilbergi artikkel püüab jätta muljet, et sündivuse langus pole probleem, vaid märk ühiskonna edukusest. Teate, seda saab põhjendada, seda saab omal kombel ära seletada niipidi või teistpidi, aga hull on see, et juba on pandud ka naised vaidlema, kas ikka peab sünnitama või ei pea sünnitama. Kas tõesti peaks uskuma, et maailma kõige õnnelikumad inimesed on lastetud vallalised naised? Teisalt, kas nemad on siis maailma kõige õnnetumad inimesed, need lastetud vallalised naised? Ega kumbagi varianti ei saa ju objektiivselt tõestada. See on nagu Panso ütles oma teoses Maailm Arlekiini 6, et everyone must have his own satisfaction. Igaüks peab olema rahul sellega, mis tal on. Ta nimelt vestles lennukis ühe hinduga ja tuli välja, et kerjusel on kerjuse satisfaction ja miljardäril on miljardäri satisfaction ja igale oma. Ma ei hakka seda nüüd teises keeles ütlema, aga nii tema on. Järgmine küsimus siin sissejuhatuses, või et perepoliitika ei tööta. See paneb muidugi küsima kohe kärinal-mürinal, et aga liebe Freund, mis see perepoliitika, kus ma ei teagi, kuidas seal käib, kas ka seal opositsioon ja koalitsioon ja kas seal ka demokraatlikult hääletatakse. Teate, see asi kisub juba niisuguse kärina-mürinaga lolluse poole, et hakka või doktoritööd kirjutama. Selle kuradi doktoritöö juurde me veel natuke jõuame ka. Või et rahvastiku vähenemine ei mõjuta riigikaitset. Mõjutab! Järjest vähem on rahvast, keda kaitsema peab ja kelle kaitsemiseks peab ostma kurat teab mida. Jämedamaid rakette, pikemaid püsse, kusjuures kese siis armeesse läheb. Ei no küllap öeldakse, et lähevad. 18. eluaastani on võt kõik asjad keelatud ja siis pauh, lõi taeva väärav valla, nagu üks baptistide õilislaul, mida mu vanaema armastas palvekojast tulles kangesti laulda. Saabus koju ja kohe ukse peal ütles pauh, lõi taeva väärav valla, see oli omaette ilus pilt. Siuke 1,60 mutt ja nii väge täis, et murraks või
ma ei hakka nüüd loomakesi nimetama, keda ta oleks võinud sel hetkel maha murda, aga küll ta oleks murdnud. Aga vaat kõik need küsimused tekitavad uued küsimused. Näiteks, kas inimesed tõesti ei saa aru paljudest asjadest või ei julge tunnistada? Auf Estnisch oleks see siis kenasti, kas nad on lollid või on nad lurjused. Kusjuures näib, et lurjuste teovõime on reeglina suurem. Aga neiukesed, noorukesed, ätikesed targutajad, küsiksin teie käest, mis saab minust ja mu suguvõsast, kui ma ütlen, et sündivuse langus on kaitserefleks. Võib ju nii olla. Vähemalt isiklikud visuaalsed vaatlused kupinimeliste akvaariumikaladega näitas täpselt seda sama. Nendel muidugi sündivus ei langenud, küll aga sõid nad järeltulijad ära. Ja vaat see kaitserefleks võib olla nii rahvastiku oma, kui iga naise isiklik kaitserefleks, kusjuures siin ma ei julgegi arutlema hakata, kas ta kaitseb rohkem ennast või oma sündimata last, et ta jumal hoia sihukesse kohta ei sünniks. No ja igal juhul summeerub see rahvastiku kaitserefleksiks, omamoodi arguseks. No enesekaitses astud sammu tagasi, tõstad rusikat püsti, ega see eriti julgust ei näita. Aga samas, oot, anna mulle mõtlemisaega. Ma ei tea, mis see on. Arutage ise. Ja vaat tegelikult ega seda ei saagi nii väga, ei saa ega ei tohi ka hukka mõista. Ma ei kujuta ette, mis ma pean olema sisse võtnud või ära joonud, ma pean silmas siin ikka 40-kraadiseid jooke, et ma mõnelt noorelt daamilt seltskonnas hakkaksin küsima talle lausa pinda käima, kusjuures kõva häälega, et kõik näeksid, et mina küsin. Noh, millal siis pisikest peret ka? Miks ma pean seda küsima? Kas see ei ole tema isiklik asi? See samune võtaks ja see teine jätaks. Jah. Aga tänase seisuga võib öelda, et kellel on üks laps, nemad hellitavad oma pojakesi ja pojakesed muutuvad ära hellitatud memmekateks ja nemad ei soovi abi ega kooselu, nemad soovivad uut lapsendamist, sest vana see kuradi mutt ikka nõuab midagi ja põrutab peale ka, aga vaat sellele uuele saan mina ise peale põrutada, anna see, too see ja nii edasi. Ja ongi tegelikult persses nii kaitsevõime, majanduskasv kui rahvastiku totaalne suurenemine. Jah, eelmisel korral märkisin ma ära doktor Foxi. Ajan kogu aeg segamini, kas ta oli efekt või oli ta fenomen, pigem ikka efekt. Sest kui efektne kutt ilmub lipsu ja pintsaku ja rätsepa ülikonnaga, võtab papre ette ja hakkab, siin meenuvad muidugi Majakovski poeemi sõnad. Suur sõna, Lenin, igaveses rahus
on mausoleumi graniiditahus. No see ei ole vast nii hea ja see vist ei olnud Majakovski ka, aga seltsimehed ja suunates hulkida sadade kohale tõstis käe töörahva tahe, mille peale töörahvas tegi, näe, mis meie tahta oskame. Kurat temaga. Doktor Foxi efekt. Meil on vaja tiitliga Jeekimit. Minu pärast eile ta võis olla küla hull, aga täna on ta, oi, härra see Samune tuli, istuge palun, ma toon teile kohvi ka, ma ei tea, kus ma selle võtan ja nii edasi. Vaat on refleks kuppude, tiitlite, ma ei tea, võib-olla isegi väljanägemise peale, et kui inimesel on korralik rätsepa ülikond seljas, lips kaelas, siis mitte keegi ei julge, no kes teda just nägupidi ja nimepidi ei tea, ei julge tere ka ütlema tulla, kõik hoiavad eemale. Ei tea, kes see on, äkki pahandab ja mis see nüüd on? Argus, lollus, noh. Aga jah, doktor Foxi efekt, võt selle tarbes panin ma siin ka kirja ühte teist ja tegelikult on siin kirja pandud ka midagi muud. Asi selles, et tahetakse kangesti uusi õpilasi ja see on mis eriala peale? Inimkeskse sotsiaalse innovatsiooni peale. Kas keegi suudab mulle tõlkida ära, mis asi on inimkeskne sotsiaalne innovatsioon? Ise ma ei suuda küll. Ise ma, niimoodi, see on Tartu Ülikooli Pärnu kolledž hakkab sellega tegelema ja see on kohe ikka päris ehtne kõrgharidus ja nii edasi. Ja sealt hakkavad tulema need, kes siis inimkeskse sotsiaalse innovatsiooniga hakkavad täis raugematut töövaimustust tegelema. Kusjuures Jumala eest. Mina kujutan ette, et kui ta on inimkeskne, siis peab keegi ohvriks toodama. Sotsiaalne ehk ühiskondlik, see võtab inimesi juba karjas ette. Innovatsioon on see, et teeme seda nende samade vahenditega uue tulemuse. Aga ärseletamine ütleb, inimkeskne sotsiaalne innovatsioon on transformatiivne lähenemisviis keeruliste sotsiaalsete probleemide lahendamisele, asetades innovatsiooniprotsessi keskmesse inimeste, eriti marginaliseeritud rühmade elukogemused. Peab ikka olema elanud ka, vajadused ja tegutsemisvõimalused. See liigub kaugemale traditsioonilistest ülalt alla lahendustest, kasutades osalusmeetodeid, et anda kogukondadele võimalus ise lahendusi kujundada. Kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai kohe põlvini välja. Mina ei saanud sittagi aru, aga ma olen vana ja inimene, tead Savjeska ja Zakalka ja noh, nii edasi. Samas see tekst doktor Foxi järgi, milline õigustus, sellega ei julge küll mitte keegi vaielda, kas või juba sellepärast, et tal ei ole mitte kuskilt kinni hakata. Ja muidugi õudusega mõtlen ma, et läheb natukene aega mööda
ja hakkab selle inimkeskse sotsiaalse innovatsiooni teemalt tulema doktori väitekirju, millele oponendi leidmine on Beethoven ega ei leia küll. Järelikult lähevad läbi, järelikult tekivad doktorid. Minu pärast kas või kamarajura inimkesksuse sotsiaalsete aspektide määramine innovaatilisemates keskkondades osalusmeetodil. Ja tulevad ja on doktorid ja on lipsuga ja hakkavad loenguid pidama ja ätid-mutid ja samaväärsed kuulavad ja mõtlevad, et küll need tänapäeva noored on ikka targaks saanud. Näe, mis ütles, mulle ei jäänud see sõna meeldegi. Doktorikraadi omandamise järel on võimalik jätkata teadlase või õppejõuna või töötada juhi või tippspetsialistina või avalikus sektoris. Siin peaks olema juba, et või avalikus või mõnes muus sektoris. Asi see sektori juurde teha ei ole. Salajane sektor, kurat, võtaks. Aga inimeste tähelepanuvõime on tegelikult see asi läheb läbi, sest doktor Foxile tuginedes on keegi tulnud ja öelnud, et teate, meie hakkame nüüd sotsiaalse innovatsiooni raames tegelema inimkesksusega või inimkeskse sotsiaalsuse raames innovatsiooniga või teate, permutatsioone on prsse täis. Ma ei ole permutatsioonist kunagi eriti aru saanud, aga ma olen midagi aru saanud. Vaat, inimese tähelepanuvõimest ma rääkisin, pikalt on tulnud hakatust. Nüüd peab tegema kiiresti, aga kui ma hakkan kiiremini rääkima, siis ma pean liigutama natuke enamat kui suu siselihased ja siis võib juhtuda, et ma teen hoopis ja torman kaadrist välja, sest siis on möödunud korral oli. Enam-vähem inimese tundega sain veel poes ära käia, aga kell 3 hakkas selline kättemaks, ikka see neuralgia kättemaks, et vaata, et suitsiidsed mõtted tulevad pähe. Aga vaatame sellist tegelast hakatuseks nagu Jevgeni Onegin. See on siis vene luuletaja Aleksandr Puškini, Aleksander on nii-öelda euroopapärane Kreeka päritolu nimi, aga Aleksandr on puhtalt vene oma. Ammu tema elas, aga jah, see on tema värsromaan. Värsromaane vist enam ei kirjutata ja nimi on muidugi peategelase järgi. Ja sealt on pärit ka luuletajad kõrvad kikki, värsivorm, mida hellitavalt kutsutakse Onegini stroofiks. Lugege, kui te vene keelt oskate ja proovige, aga samas Betty Alver tõlkis seda. Ma olin siis 2-aastane, kui ta hakkas seda tõlkima. See oli siis 55 aasta ja alles 1964 ilmus see Ženka Onegin siis tervikuna. Tegevus toimub
1820. aastatel onu on pärandanud Jevgeni Oneginile suure varanduse ja niimoodi siis see tändi igavleb. Siis tema kolib maale, sõbruneb noore luuletaja Vladimir Lenskiga. Ma olen seda teost ikka natuke lugenud ka Kroonus. Ja siis käiakse ka õhtusöögil Olga Laarina, kes on Lenski kiilatu perekonna juures ja seal näeb Onegin Olga õde Tatjanat. Miks ma sellest teosest räägin? No võib-olla see sissejuhatus selline on ka oluline ja Tatjana Kärts-Mörts kiindub tugevamalt, kohe võiks öelda, Oneginisse ja siis tema ei suuda enam oma tundeid varjata ja kirjutab Oneginile kirja, see on ja tunnistab oma suurt armastust. Я вам писал, ну что же более, что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашем воле меня презрением наказать. Ja nii edasi. No mõni asi millegipärast jääb meelde ka. Seda tõlkis siis Peiti Alver. Ma teile kirjutan, mis enam. Tõepoolest, kas ei tundu siin kõik juba ülearusena, mis iial juurde lisaksin? Ma tean, te võiksite ju praegu mind vihata ja põlata ja nii edasi. Hästi tütarlapselikult. Kõik see on ilus. Peab olema õige meeleolu ja võtad selle värsromaani põlve peale ja loed. Aga see ei ole see teema, kuhu ma päriselt tahtsin jõuda, kuigi sissejuhatuseks on see väga hea. Nagu ma ütlesin Kroonus, lugesin ma seda teost ka Oneginlikus igavuses, midagi polnud teha, Nõukogude armee oli juba niisugune, et kord tormad edasi tagasi natuke aega, siis väsivad leitnandid, praporšikud ära ja mis sulgi üle jääb. Ja kui seda teost lugeda, siis kipub noriva pilguga inimene märkama ka imeasju ja asju omavahel ka seostama. No näiteks ma usun, et suur osa meist teab piiblist siukest tegelast nagu Juudast. Võib-olla mõned ka Juuda evangeeliumid, mis on üks teine Juudas vist. Ja vot see Juudas reetis Jeesuse, vähemalt nii öeldakse, milles praegu enam kindel olla ei saa. Ja vot nüüd on kaks varianti, üks on košer, teine on ebakošer. Mõlemad käsitlevad Juudas surma. Matteuse 27.5 ütleb nii. Ja visanud hõberahad templisse maha, Juudas eemaldus, läks ära ja poos enese on vist öeldud seal üles. Samas Apostlite 1.18 ütleb Juuda kohta, et just tema hankis ülekohtu palgast enesele põllu, aga ta ise kukkus üle pea kaela alla. Kus kohas seda ma ei tea, lõhkes keskelt ja kogu ta sisikond valgus välja. No niisiis surnud. Aga kuidas siis Juudas suri? Kui nüüd tulla selle pealt tipa-tapa Onegini juurde tagasi, siis juhtub Tatjanaga seal umbes nagu Hamletiga, kelle
vanus on põhjustanud ikka palju vaidlusi ja uurimisi ja puurimisi ja seostamisi, sest ühest küljest väidetakse, et ta on nagu poiskene rohkem, teisest küljest, et ta pidi olema ikka elukogenud mees, näed, see Jorik ammu surnud lihagi kontide pealt ära kõdunenud ainult pealuu. Vaene Jorik, ma teadsin teda hästi või mis ta seal ütleb, et sellest peab olema ikka palju aega mööda läinud. Mäletab Jorikit ja põlve peal istumist ja tont teda teab. Aga tont ka selle Hamletiga. Aktiivselt Jevgeni Onegini kohta võib öelda, et kangesti tunnistatakse, et Tatjana oli 17. Samas märgitakse teoses vähemalt 2 korda, et ta oli kõigest 13. Ühes kohas on see kenasti Onegini nimelise stroofi lõpus Свои 13 лет. Mis siis nüüd on? Kui vana ta tegelikult oli? Ja samamoodi on seal ühe koha peal kirjeldatud, et sel suvel oli Tatjana nii armunud, et terve suvi mitte kordagi ei mänginud nukkudega. Võt siin peab nüüd naisterahvaste poole pöörduma. Samas võiks arvata, et maakoht ja igav ka, et kui 13-aastase puhul nukkudega mängimine veel on mõneti mõistetav, siis 17. No ma ei tea, siin peab küsima naiste käest, jumala eest. Ja kuskil vene kirjandusklassikas on veel märgitud, et üks tütarlaps pandi mehele juba 12-aastaselt. No hõiskame nüüd issanda poole, et küll oli julm värk 12-aastaselt mehele. Mees oli kindlasti 100-aastane ätt või, aga ei. See, kellele ta mehele pandi, oli temast 3 aastat noorem või oli koguni 4. Ma ei mäleta. Seda kurradi Venemaalt saa sadast aru. Aga vaat see oleks olnud nüüd sissejuhatus, millega tahtsin sihtida mitte just Epsteini failide ega abielukommete juurde. Kui laps pannakse mehele või kästakse naine võtta, teate, tegemist võib olla kaunikesti õrnas eas isenditega. Ja nii palju, kui ma islamist jagan, seda ei ole suurt midagi. On seal ka õige mitut tüüpi abielusid. Ühed on sellised, et võtab lapse selle kaudu oma kaitse alla või umbes nii, aga sõimata saab ikkagi väljaspoolt oma kogukonda. Aga jah, tahaks minna sihukese teema juurde. Võiks seda koguni ju pealkirjastada umbes niimoodi, et elus saad nukud pedofiilidele. No, on ju küsitud ka siin lõõpimisi naljaks, et mis erinevus on pedagoogil ja pedofiilil. Ja vastus on, et pedofiil armastab lapsi. Aga noh, see on sihukene imenali. See jah, see ei ole mitte klikimagnetiks siin välja visatud, vaid see on tegelikult üks meie tänase maailma miljarditesse ulatuva käibega tööstusharudest, võiks niimoodi nimetada küll. Seal on pisikesed meigitud tüdrukud, kellele
kisub ikka viltu. Aga pole midagi, söödetakse sisse parasiite, kellele topitakse põue kunstrinnad ja vaat täna tahakski minna korraks, mitte just pikalt, iludusvõistluste, eriti laste iludusvõistluste sinna kärnasemale küljele. Ja küsimus, mida ma juba saate alguses siin üritasin serveerida, miks voolab sinna raha? Kes selle pealt kõige rohkem teenib ja kes on selle publik? No nii. Seda võiks käsitleda ka niimoodi, et kas see on rohkem nüüd papade-mammade paradiis ja tittede põrgu või vastupidi, kuidas üldse tekkisid laste iludusvõistlused? No selleks tuleb minna ajalukku. Mitte just lähiajalukku, vaid see on ka niimoodi minu sünniaasta kanti, aga 100 aastat varem, 1854, üks Barnumi nimeline ettevõtlik kutt korraldas USA-s esimese tittede väljanäituse. Esimene beebinäitus oli Ohio maakonna messil 1854, nagu ma ütlesin. Ja auhinnale võistles 127 last. Mitukümmend aastat jutti pidasid nüüd igasugused meelelahutajaid samasuguseid võistlusi juba üle kogu riigi. Korraldajad kasutasid võistlejate leidmiseks kohalikke ajalehti, seal näidati imikuid koos emade või õdedega näiteks. Neid näidati kohtunikele, publikule, mõnikord paar tundi kuskil laadal, mõnikord oli ekspositsioon nädal aega pikk. Kohtunikud olid kas arstid või need, kes korraldasid põllumajandusmesse, no mõnikord ka tavainimesed ja mõnikord ka puhtalt poissmehed, kes ei teadnud tittedest tõepoolest mitte midagi ja seega pidid olema kõik see objektiivsemad. Ja mõnikord tehti ka lihtsalt publiku hääletus. Selle beebishõunduse populaarsus, see peegeldas omamoodi muutuvat arusaama emadusest 19. sajandi teisel poolel. Keskklassi ameeriklased hakkasid järjest rohkem ostma vajaminevaid asju ja loobusid nende ise tegemisest. Ja siukene lõhe välismaailma ja kodumajapidamise vahel, see hakkas kärina-mürina kostmisel ka kenasti laienema. Naiste tööd hakati määratlema laste tootmisega, mitte kaupade tootmisega. 20. sajandi alguses ei olnud vist Ameerikas ühtegi laata ilma titenäituseta, siis see oli veel aseksuaalne, lihtsalt võrreldi, kelle titt kõvemini kisab, kelle omal on kõige nunnumad põsed, ühesõnaga süütu värk nagu tavaline põrssa näitus, ainult et põrssa asemel oli titt, kasv, kaal, karvaläi, ja võib-olla ka karvaläige. Vajadusel andsid arstid mammadele nõu, kuidas ühest või teisest jamast üle saab. Ja need Better Baby võistlused said kuskil 1950 otsa. Siis nimelt pani käe ette laste halvatus ja
igasugused kogunemised keelati ära. 50ndate lõpp, 60ndate algus olid noored ja tited juba piisavalt terved ja läkski lahti esimene laste iludusvõistlus New Jersey osariigis. Seal oli Palisades kirjutatakse, tont seda teab, kuidas seda hääldatakse, lõbustuspark ja siukest lõbu seal pakuti ka iga nädal, Little Miss America. Ja see tõmbas, nädalaga kokku ikka 6000 võistlejat kenasti. Ma arvan, et siin olid korralikud osavõtmistasud ja nii edasi, mingi 1% käibest ka auhinnaks ja nagu need on. Ja nüüd sai keegi erimees idee, et ma teen titevõistluse, mis oleks nagu, missivõistlus nagu Miss America. Nii armas, tüdrukutirtsud käivad, käituvad, näevad välja nagu päris suured missikandidaadid. Hakkame pihta. Lapsed ei olnud enam lapsed. Nad muutusid. Juuksed olid lakid täis ja siukesed tooted nemad olid. Kõige tähtsam omadus ei olnud mitte laps, vaid lapse pakend ja siit tuligi küsimus, et kui see on laste iludusvõistlus, siis kurat saadi siia taha $1 miljardit ja kes on need isikud, isendid, nimetage kuidas tahate, kellest koosneb publik, vähemalt esimeste ridade publik. Üle 5000 osavõtja oli igal siukesel missindusel ja kokku osales USA-s laste missivõistlusel sel perioodil sajandi alguses aastas üle 250 000 lapse. Mamad sünnitama, siis saate suurema hulga korraga välja panna. Või mis? Siit nali, aga ikkagi nali. Tumedama külje pealt mainiksin, et hakkasid tulema ka teleseriaalid ühest, teisest või kolmandast lapsest, näiteks lapsiluduse John Bennett Ramsey juhtum. 1997 oli selle juhtumi kohta seriaal koguni, aga laps ise tapeti oma kodus alles eelmise aasta 26. detsembril, nii et võiks öelda jõulupühade raames tapetud lapse teemaline seriaal. Ma ei ole seda näinud ja tegelikult nii palju tahaks pilgu peale visata, et saaks teada, mis seal siis oli see rohkem krimka, analüütiline või emad pingutage, võib-olla lüüakse teie laps ka oma kodus, näiteks naistepäeval maha või umbes nii. Iludusvõistlused olid ühes suunas seotud ka eugeenikaga, see on see tõuaretus, inimeste tõuaretus. Seega võistlused selekteerisid ja näitasid neid, kes peaksid paljunema ja kes seda mingil juhul ei tohiks teha ja kui nüüd märkida
siis 12-aastaselt 1992. aastal võttis ühest võistlusest osa ka Justin Timberlake, kes ei usu, mul on tema vist kaunis udune, aga piltki olemas. Jah, nüüd vägev võistlus, raha tuleb ju tagasi teenida, aga kuidas? Laste iludusvõistlus ei ole ju grupi metseenide hobi, mida siis heast tahtest tehakse, et didaktilises plaanis näidata jänkimaailmale titesid, millised peavad olema õiged tited. Ma muidugi ei kujuta ette, mis toimub ema psüühikas, kui selgub, et tema titt ei ole selline. Millised kummalised inimsuhted ja vastuolud siin võivad pinnale ronida. Aga jah, see ei ole mitte metseenide erahuvi, vaid seal pööritatakse miljardeid dollareid. Just business, nothing personal. Osalustasu sellisel võistlusel. No ma kujutan ette, et see on mis Ameerika või vähemalt meie mõistes siis mis Põlvagi. Mitte, et ma tahan Põlva kohta midagi halvasti öelda. Ei, lihtsalt esimesena põõrutas pähe. Mis vana Koiola, mis Suure Jaani. Jah, no hüva. Aga need jah, suurelt osalt on siis mis tütarlastele mõeldud. Little Miss America, jah, seda ma lugesin ka kuskil on olemas, aga osalustasu on ikka õige mitu $1000. Finaalikleit kuulduste järgi võib maksta ikka 5-kohalise dollari summa. Ja loomulikult peab sul olema eratreener, stillist, stomatoloog, ma ei tea, ortopeed võib-olla ja kõik see maksab. Üks asi on korraldajate kullaauk ja teine on lihtsalt finantspüramiid. Inimesed müüvad ja pandivad oma vara ainult, et nende väike printsess saaks oma krooni kätte. Muide, näitasin praegu niimoodi, kas te keegi olete uurinud lähemalt Vabaduse sammast? Mu meelest tal on keit jala ümber. Aga ma võin eksida ka, ühe foto peal tundus. Muidugi tõsielu sarjad, tited ja tiarad, võiks seda niimoodi brutaalselt eesti keelde tõlkida. Ja selle vaadatavus olevat olnud niimoodi 1,5 või enam miljonit nädalas. Üle 1,5 miljoni inimese vaatab iga nädal tittesid, kes on üles löödud nagu juudi jõulupuud. Mitte, et ma tahan jõulude või juutide kohta midagi öelda. Aga mu lapsepõlves oli eriti kireva ja kirju asja kohta just selline ütlemine. See ei ole enam vaatemäng, my dear. See on elulaadi reklaam. Ole ka niisugune. American Dream, saa ka niisuguseks. Ja kui sa ei ole, sa oled alaväärtuslik, teisejärguline. Pühime su laua pealt maha. Noh, jah. Selline staar nagu Isabella Barrett. Tema teenis oma esimese miljoni sellise värgiga juba
7. eluaastaks vist. No näete, kas ta sellest ise ka midagi aru sai peale selle pideva nieder auf, naerata, ära naerata, hüppa, ära hüppa. Kas ta sellest ise ka aru sai või ei saanud, aga siin me sõidame praegu natuke rängemasse kohta, eks sinna võib hiljem ka sukelduda. Ja sellel, kui tal oli 7. eluaastaks 1 miljon teenitud, oli tal veel 2 miljoni eest potentsiaalseid lepinguid. Need olid siis 16. eluaastani. No väga palju just ei ole, aga teate, kui teie järel tuli 7. eluaastal, no ütleme, tal on veel 0, aga tal on lepinguid 16 põhikooli lõpetamise ajaks 2 miljoni minu pärast, isegi mitte euro, vaid dollari eest. Ja kogu selle kriiskava sära taga on lihtne loogika. Laps on kaup ja kaupa tuleb müüa ja küsimus ei olegi selles, kas ostetakse, vaid küsimus on selles, taas jõuame hapra teemakanti, millised onud tädid ostavad, ma ei tea, kui palju maksvad piletid esimesse ritta oma sponsorlepingute ja kurat teab millega. Ja miks? Asi läheb muidugi siin ka päris vastikuks. Need jupid, mida ma lugesin, kohati olid sellised, et teate, Nõmme raadios on öeldud igasuguseid asju, aga vaat seda ei taha mina, võib-olla ma olen vanaks jäänud, ei taha mina hakata Nõmme raadios ette kandma, sest kui sellest jupp välja lõigata, siis saab ilusti mu postuumselt veel perverdiks ka teha. Aga me jõuame sinna, et show korraldajad, kes elatuvad ka sponsoritest ja muust taolisest ja laste vanemad, on kõigeks valmis. See on võit ja kroon. Noh, ütlesin siin kuskil pool pealkirjana, et süstivad botoksid. Jah, see ei ole liialdus. See on fakt. Keegi üksik ema, Gary Campbell, süstis 2011. oma 8-aastase tütre näo botoksid täis, et kortsud välja ei paistaks. No tegelikult tulemus oli see, et keegi koputas ja ta jäi vanemlikest õigustest ilma. No nii palju on seal riskimomenti ka. 2014, Florida, milline nimetus, Florida. Aga üks ema toitis oma last seal. Vaat see oli nüüd niisugune sõna, mida ma tõlkida ei oska, aga ma oletan, et naaskelsabadega. Teate, need on need väiksed valged ussid, mis mõnikord titel urruaugust välja kipuvad ronima, kui ta magab ja see on ravitav ja ei ole midagi hullu. Ja tont seda teab, kus nad sinna sattunud on, aga niimoodi võib ikka juhtuda. Aga tema, kui niimoodi matsikeeles öelda, ostis vastavast kauplusest ussimune ja segas need lapse toidu sisse selleks, et laps kõhnuks. Iga gramm lisakaalu võib ju tähendada kaotust.
no see on üldiselt, vot jälle üks asi, millest peaks rääkima, Münchhauseni sündroom. See on niisugune hulluse värk, kus vanemad on valmis võidu nimel oma lapse ära tapma. No loogikat ei ole, aga nii on. Venezuela iluakadeemiad, võib-olla mõni on kuulnud. Caracases on siukene Miss Venezuela kool ja see on spetsialiseerunud laste vägevale ilukoolitusele. Alates 4. eluaastast tehakse plikatirtsule selgeks, et nende keha on tooraine, mis tuleb alles ilusaks hööveldada. 15-selt hakkavad nad minema noa alla, õiged rinnad, õige nägu, plastvõrk keele ümber, et vähem süüa, suguküpsust pidurdavad hormoonid. Kurat, kui sealt välja tulla, oled sa rohkem elus või oled sa rohkem surnud? 10-aastastele 3 korda nädalas 20-minutilised satsid solaariumid, sellest ma ei jaga midagi, aga kui see oli kirjatükis välja toodud, siis peaks seda olema sama palju kui siukese pooltoore Biffi tegemiseks. Ja see ei ole mitte, see ei ole enam võistluseks valmistumine. See on juba lapse tapmine, võib-olla väga viisakate ja hellade sõnade saatel, et mitte kraksatuses süüdistust saada. Aga jah, ja kõik see on selle nimel, et mingi kuradi onkel žüriis sinu nime taha joonistaks linnukese. Aga mis juhtub, kui sa kukud konkursil läbi? Mida teeb see sinu ajuga, kes sa mitte midagi muud ei oska, kes sa mitte millestki muust pole kuulnud? Ussid, botox, plastiline kirurgia. No selle võib-olla ravib välja kuidagi, aga see, mis toimub ajus, alateadvuses, teadvuses, no ma ei hakka siin oletamagi. Kui lapsele on lihasse kasvatatud, et elus on kõige tähtsam žürii hinne, saadud kroonide ja tiitlite kroonide arv, siis teate, sellest ei saa enam minu meelest vähemalt tervemõistuslikku olendit. Ja kui me nüüd räägime sellest, millest oli juttu alguses, et miks meil küll iive langeb? Jaa, üks kunagistest konkursantidest, see oli psühholoogia õpikus lausa või siukeses arendavas teoses kirjas mingisuguse hälbena ja hälbe sisse söötmisena. Üks endistest iludusvõistluse konkursantidest meenutas, kuidas keegi žürii liige niimoodi vaikselt talle ütles, et ära kammi juukseid kuklasse, sul on kõrvad muidu laiali. Ta oli siis 5-aastane, aga see jäi talle meelde eluks ajaks. Ma ei tea, kas ta läks plastiliste operatsioonideni välja ja laskis kõrvad peanaha alla õmmelda ja ikka tundus, et on laiali. Või mis? Inimese psüühika on sittakanti õrn elukas. See on programmeerimine.
lapsele tehakse selgeks, et ta ei ole isiksus, ta on kogum normidele allutatud mõõtusid ja neid mõõtusid tuleb kontrollida. Umbes nagu Isaac Asimovi ühes raamatus, kus usku pööranud robot isoleeris inimesed, kuna magnettormis võisid inimesed eksida, aga tema kogukond mitte iial. Seega kõrvad natuke laiali kellegi meelest, sa oled läbi kukkunud, tõmba uttu. Aga kujuta endale ette teist momenti, et kui sa oled natukene ikka arenenud ka ja sa tead, et su ema on selle konkursi nimel kraapinud kokku kogu oma viimase raha, müünud maha oma auto, võtnud pangalaenu ja tütar laval näiteks komistab. Me oleme, võib-olla paljud meist on näinud videoklipikesi, kus profmannekenid astuvad jala viltu ja esinemisel kukuvad. Kujuta ette, kui see juhtub lapsega esimest korda elus. Või kui ta unustab naeratada. Või on žürii juba kokku leppinud, kes võidab, sest no kuulge, tal on nii vägev papa ikkagi, vaadake impeeriumit, mis papal on ja tal on nii vägevad sponsorid ja mis sel hetkel toimub. See on ju, vaat siit kandist me võime hakata otsima šokki. Ema unistused varisevad kokku, laps näeb ema silmi ja silmadest loeb ta välja ühe ainsa suure etteheite, sa vedasid mind alt, sa oled läbikukku ja sinust ei saa mitte kunagi mitte kedagi. Ja sellega tehakse lapsele selgeks, et ta on tühi koht, temast ei saa mitte kedagi ja sa proovi niimoodi edasi elada. Üks noor neiu kirjeldas ka, kuidas pärast konkurssi juhtus plõks. Ta kaotas usalduse kõikide omavanuste tütarlaste suhtes. Ta ei näinud neis enam sõbrannasid. Ta nägi konkurente, saboteerijaid, isikuid, kes kõik tahavad tema krooni endale saada. No see tapab ju igasuguse võimaluse loomulikult suhelda ja kellegagi vabalt juttu rääkida. Ja täiskasvanuks saadeks on kogu sinu seedetrakt, toitumisharjumused ära väärastatud. Siia võivad lisanduda veel paanikahood, ärkad öösel üles, paned kõva häälega karjuma, teed alla, sest sulle tundub, et sa oled lavale hiljaks jäänud. Ja kui sa oled harjunud olema see, kes sa ei tohiks olla harjunud. Kui sa oled harjunud olema kaupvitriinis, siis võta kroon peast ära ja sa ei olegi nagu midagi kedagi. Ja õudus on veel selles, et vanemad ju oma meelest tegid lapsele head, veel paremat ja kõige paremat. Ja nad ei saa aru, et tegelikult onaniirisid nad iseenda ambitsioonide najal. Ja nad arvasid, et see ongi lapsele hea. Ja nüüd läheme kõige vastikuma juurde. Palju on räägitud. See on seksuaalne külg. Ja ma küsin, kes on see publik, kes sahinal-nahinal valgub saali, kes võib-olla on ka kummaliselt riides, kus on väga peened mehed ja väga naised.
üks kenakene episood oli see Tited ja Tiarad seriaalis. See oli vist, ükskõik. 4-aastane tüdruk tuli lavale ja tal oli Julia Robertsi portree Grimm-filmist Pretty Woman. Ma tuletan meelde, et see Julia Roberts mängis selles filmis prostituuti, kelle on tellinud endale rikas klient. Ja nüüd kujutage endale ette 4-aastast plikatirtsu, kes on selliseks maalitud. 4-aastane tüdruk. Ja et kui oleks veenvam, oli armastav ema veel plikale tehistissid põue toppinud. No selline on äriidee, mis on sihitud ilmselgelt huvidega publikule. Internetis, kui hakata otsima, natuke vaeva näha ja sa leiad hulga jututubasid, mis on täis just seda tüüpi laste pilte ja kus siis igasugused huvitavate nimedega jeekimid asja arutavad. Ja see ei ole mingi rahumeelsete fantasööride klubi värk. Tuletaksin veel kord meelde Jan Bennett Ramsey, kes tapeti praktiliselt jõuluõhtul ja kellest juba järgmise aasta alguses hakkas jooksma teleseriaal Jazz Business. Ka see lugu on internetis kättesaadav, aga ega ma neid linke eriti ei pane. Garderoobid, töölepingud. Kes on peremees? Millegi pärast arvatakse, et kogu seda värki juhivad tumedad jõud. Ei juhi. Tee silmad lahti. Vaata, märka, järelda. Ja kui sa oled vaadanud, märganud, järeldanud, siis ega ma sellest rääkima küll ei hakka. Mis teised minust arvavad, kui ma selliseid asju tean? Mina lähen nii nagu teised. Ja tegelikult allub see süsteem rahale, nendele, kelle käes on raha ja kes peavad ennast maailma eliidiks, kui mitte grupiks jumalateks. No näiteks Donald Trump postis 1996 õiguse Miss Universumile, Miss USA-le ja üllatus, Miss Teen USA-le. Sellest ei järelda mitte midagi, tema jaoks oli see tavaline äri nagu pilvelõhkuja, nagu kasiino, aga selles äris olid mängus elus inimesed, loomaaiana muidugi. Ja tal olevat olnud harjumus siseneda tüdrukute kardekasse just sel hetkel, kui nad seal riietusid. Ja ta lihtsalt avas ukse ja vaatas. Ja kui tüdrukud tegid märkuse, siis ta vastas alati, et ärge muretsege, ma olen seda kõike juba näinud. Aga mis kurat sa siis seal ukse peal veel töllerdad? Ja kui keegi ei vastanud tema ootustele, siis algas avalik alandamine. Keegi oli suvel maal vanema juures vist olnud Miss Universum 1996, nime ärge küsige nüüd. Aga tema oli juurde võtnud vist tervelt 5 kilo ja Trump oli teinud sellest täieliku show. Ta oli kutsunud saali, kus neiukene parasjagu treenis ajakirjanikud ja nimetas Piigat otse kaamerasse põrsaks. Piggy, our little piggy. Selles mängus on inimene kõige tavalisem kulumaterjal, ei ole midagi parata. Aga mis saab siis, kui krooni aeg on möödas? Kroon jääb ju aastaks. Mis juhtub? Kunagine Miss Iisrael näiteks põgenes oma eraellus sekkuvate ajakirjanike eest koguni armeesse. Pärast seda hiilis vaikselt armeest tagasi ja alustas oma elu nullist.
no kuidas meeldiks, no ma ei tea, ma usun, et vaatajad on siin suti vanemad, aga Sterni ajakirjanik küsis otse-eetri intervjuus niimoodi üle laua kenasti küsimusi, kas su rinnad on ehtsad, kui vanalt sa kaotasid süütuse, millal sa kavatsed magada Trumpiga. Mis USA 2019, ilus, edukas jurist. Ja pärast konkurssi tehti ta internetis täis, sellepärast, et tal oli treenitud keha, ta tegeles spordiga. Ta oli 28-aastane, ta hakati virisema, et ta on liiga vana, nii vanale ei tohi anda. Aastanumber mängib see, et sa näed hea välja, see ei loe sittagi, vaatame numbrit, vaatame, et sõimame kuidagi. Edasi juhtus nii, et ta ei pidanud sellele kauem vastu kui 3 aastat. Siis ronis ühe majakese 60. korrusele ja hüppas sealt alla. Ta sai aru, et ta ei ole inimene, ta on kaup. Väga paljud saavad omale kaela võlad igasuguste kostüümide, treenerite, muu sellise eest, rikutud seedimise ja närvid. Kõige paremini näitab seda muidugi psühhiaatria haiglate suitsiidide statistika. Tekib küsimus, miks siukesi asju vaadatakse, miks YouTube'is on nendel klippidel vaata et miljoneid vaatajaid? Vastus on väga lihtne, sellepärast, et mina istun siin kõht õieli kenasti oma tugitoolis, ampsan õlut ja rüüpan, ma ei tea, vorsti ja ütlen, no see lits on niisugune, et seda ei tahaks nähagi ja nii edasi. Muide, vaadake Nelli Teataja nädalatüdruku kommentaare. Milline lustlik onagrupp sinna on end kokku ajanud? Mida kuradi mehelikku sealt võib leida? Seda küll paneks nagu sigaroguski kotti. No aitäh, no oled kõva mees. No korista oma rahvuslik uhkus nüüd mu ukse vahelt ära. Ja muidugi selle kõrval kugistame kenasti alla meile suunatud reklaami. On pikalt läinud küll, ma ei tea, mis saab edasi. Veel kord olge tänatud, toetajad. Ilma teieta ei oleks seda seeriast õudusjutte maalt ja merelt olnudki. Aga te näete, et raha paneb inimesed tegema selliseid kuradi lollusi, olgu siis missinduses või oma, ma ei tea, kohalikus omavalitsuses. Aga siis me saame ju rohkem raha. Hoidke oma lapsi, katsuge neist teha inimesed. Olge tänatud toetajad, veel kord, olukord on raske. Ei ole midagi parata ja võib minna veel suti raskemaks, sellepärast et vainlane ei maga, aga hetkel me peame toime tulema ja sügiseks tuleks paksemast pasast välja ronida. Olge tänatud ja püha sõda läheb edasi.